Tere jõudu kõigile, me oleme... Selle koha nimi on Kambja. Mis asja, Kambja? Me oleme täna koos tankiga tulnud Kambjasse. Ei ole Kambjas. Kambjas muidugi. On siin Kambja Ignatsi Jaagu kool, selline koolimaja hoov. Siin lähedal on ka kirik, Pühakoda, ma praegu tallan seda, mis iganes selle harjutuse nimi on. Aga ma tunnen, kuidas minu jalg iga liigutusega järjest paremasse vormi saab. Et tegelikult peab kõike proovima ja mul üks silm nutab, teine naerab. Rõõmustan sellepärast, et on selliseid tublisid valdasid, kohalikke omavalitsusi, kes on selliseid ägedaid spordiväljakuid rajanud. Aga nutab ilmselgelt sellepärast, et siin ei ole nagu mitte kedagi. Meil on ka Kambjas. Ilm on ilus, päike just läks pilve taha ja ei ole väga palav, täitsa mõnus oleks siin praegu trenni teha, aga peale meie ei ole siin mitte kedagi, mitte ühtegi noort vägevat meest, mitte ainult noori, vaid ka vanemaid tegijaid. See harjutus, mis ma siin tegin, ma proovisin, ma ütlen ausalt, ma ei ole seda harjutust väga palju teinud ja proovinud. Enamustes jõusaalides, spordisaalides sellist masinat ei ole, aga samas juba hästi võtab jala lahti. Ja vaatame üle, mis võimalused siin on. Meie eesmärk ei ole siin täna mingi tohutult nüüd trenni teha 2 tundi, vaid tutvuda nende masinate, nende võimalustega ja selles võtmes, et kui mina siin trenni teeksin, millest ma alustasin ja miks ma alustaksin ja miks ma teeksin seda. Seesama masin, väga äge, just täpselt nii ongi, et saan ilusti jala soojaks, võib-olla mingi asi veel jäänud telefonis üle vaatamata, samal ajal vaatan korraks üle, mitte et ma nüüd kutsun üles kõiki trenni ajal telefoni näppima, aga see on lihtsalt selline võimalus, et saad, kas paned omale mingi muusika või asja ja siis, kui mul on see osa tehtud, siis vaatame edasi. Kui ma tahan teha sellist universaaltrenni, siin selle platsi peal ma pean siis arvestama nende piiratud võimalustega, mis siin on ja ma juba vaatasin need masinad üle. Esimene asi, mida mina teeksin, oleksid jalad. Miks? Sellepärast, et mul on jalad nagu nii soojad juba ja väga tobe oleks hakata praegu ülakeha treenima peale selle masina lõpetamist ja siin on siis jala press, et tank tulekaameraga liigu vaikselt sinnapoole. Me kogu aeg õpime. Me tegime siin mõned sellised proovivideod ja siis juhtus niimoodi, et see tundlik kaamera, kui ma pead keerasin midagi kuhugi poole, siis see kaamera kaotas mu silmist ja hakkas mind siin otsima. Jalapress. Vaatame üle, mida siin teha annab. Siin selle jalapressi puhul siis tugi või nii-öelda siis stopp-mehhanism kukub ise pealt ära, võtad umbes õlgade laiuse argseisu, sa liigud alla ja liigud üles. Liigud alla ja liigud üles. See raskus, millega siin kükke teha saab, on muljet avaldav, ma lugesin ära, üle 200 kilo saad siia peale panna ja tavalised kükid. Oletame, et ma tegin 10-12 kordust, ma väga sügavale ei läinudki, jalapasharjutus. Ma teen 3-4 seeriat kükke, siin antud juhul selle pingi puhul ei ole isegi ei tasu mõelda sellel teemal, et äkki jätaks võib-olla teeks rohkem korduseid, kuna siin on võimalus raskuseid panna ikkagi muljet avaldavalt palju peale, et pigem sellistes välijõusaalides, kus raskuseid ei ole, seal ma alati olen öelnud, et tehke rohkem korduseid, et tehke kas või 50 kordust, kui te tunnete, et koormust jalgadeni ei jõua. Mis siin veel teha? Vaatame veel paar varianti üle. Näiteks, kui sa tahad säärt teha, tõused üles varvastele ja tagasi. Varvastele ja tagasi. Jalg on põlvest kergelt kõverdatud, suure osa teeb ära siis ikkagi säär. Tahad teha sääre välisküljele, paned varbad kokku poole, selline liikumine. Tahad teha sääre siseküljele, selline liikumine. Kannad rohkem koos. Ja kui sa tahad enda jalgadele ka sellist vastupidavust treeningut, siis alati on minu soovitus teha ka selliseid poolikuid kükke. Hopp ja tagasi üles. Ja üks hästi põnev jalalihasharjutus, hästi lihtne. Sa lähed alla, jalad on täis nurga all ja lihtsalt hoiad. Ja tagasi üles. Et selliseid lahendusi võin ma siin näidata veel mitmeid ette, aga ma usun, et saite selle masina puhul ka sellise päris põhjaliku ülevaate, mida ja kuidas siin teha. Vaatame edasi, ma pean jällegi vaikselt liikuma, ma kardan, et kui ma nüüd keeran teile selja, siis see
mikrofon kaob selle kaamera tagant ära ja siis kaamera kaotab mu üle silmist ja siis me oleme siin hädas. Järgmine harjutus on siis selline. Isegi see masin. Me enne arutasime, et milliseid masinaid tutvustada, kuna need masinad on duublis täpselt ühesugused, siis jalaharjutus, lükkad jalad sirgeks ja tagasi. Lükkad sirgeks ja tagasi. Võid ka siin käsikutest hoida. Ma pean tunnistama, et see on hästi lihtne. See on väga kerge. Kui sa oled seal jalamasina puhul harjunud suure raskusega kükke tegema, siis siin praegu ma sisuliselt puhkan. Küll aga jällegi üks selline võimalus, et kui mul on rohkem aega, mul on näiteks kõrvaklapid, ma kuulan muusikat, siis on võib-olla see osa, kus ma näiteks kõrvaklapid on peas, võtan taskust, ma vaatan seda muusika osa ja tegelikult keegi ei saa mulle öelda, et ma trenni ei tee. Et jalg töötab ju tegelikult kaasa, ma hoian jala soojana, ajan oma asjad korda ja kui ma olen siin selle kõrvaklapi asjaga lõpetanud, siis ma muidugi võin meil peale teha, aga see on nüüd jah selline asi, mida ma ei kujuta ette, kui ma seda 500 korda teen, siis ilmselt jalg väsib ära, aga isegi tavalist küki oma keha raskusega, ma arvan 500 peal oleks juba kumm päris tühi. Et see sobiks võib-olla nendele, kes on sellised, kellel on näiteks jalavigastus olnud, midagi sellist, et siis selle pingi peal, miks mitte, täitsa selline julge soovitus. Üks asi, mis meil jäi tähelepanuta, on siis stepper. Stepperi puhul, selle saali puhul, siin selle välisaali puhul, ma ütlen, et nende stepperite peal, kus ma näiteks Gymis või Edeni FitLife'is treenin, seal käib see käsik nagu sügavamalt. Ja mul töötab see ülakeha rohkem ja jala sügavus on ka suurem, aga võimalik, ma võin eksida, et see stepper on siia pigem toodud sellepärast, et saaksid lapsed ja noored ennast liigutada. Et täiskasvanud mehe jaoks jääb see stepper jällegi natuke lahjaks, aga jällegi me võime lähtuda sellest, et võib-olla sul on olnud mingi vigastus, mingisugune trauma või sa lihtsalt liigud väga vähe, siis nendele tegelikult liikumise mõttes on see juba päris selline korralik väljakutse. Järgmisena selg. Me oleme teinud ära jalad, me vaatasime üle kükid, vaatasime sääre üle, me vaatasime siis stepperi üle, jala surumise masina ja siin, ma loodan, et nüüd mikrofoniga ei tekkinud segadust, on siis selline lahendus. Me oleme harjunud seljamasinaid nägema sellist, kus sa nagu istud, tõmbad kas kuklale või rinnale, aga siin selles saalis, välijõusaalis on siis selline võimalus, kus sa siis näiteks seisad, mul on siin varbad alateadlikult siia nende pulkade alla pandud, tõmme ja üles. Tõmme ja üles. Ja ma lasen kohe ennast sügavalt, venitan ennast. Tõmme ja üles. Sisuliselt teeme ju sama harjutust nagu lõuatõmbed, aga mitte päris. See raskus siin praegu ei olnud minu keha raskus. Kui oleks minu keha raskus, siis ma oleks jäänud enam-vähem kiikuma. Selleks, et oleks oma keha raskus taga, siis siin tegelikult on võimalik neid lisaraskuseid juurde panna ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, põhimõtteliselt ühele poole 35 kilo pluss konstruktsioon. Ma arvan, et enam-vähem sinna 80-90 kilo kanti on see raskus. Ja jällegi, kes on võib-olla vägevamad mehepojad, teevad selge seal näiteks 100-ga, siis lihtsalt rohkem korduseid teha. Aga siin on hästi laialt võimalik kangi võtta natuke kitsamalt, et mida laiem haare muidugi seljale suurem koormus. Aga selle pingi ma kiidan heaks. Järgmisena on siin kõrval kohe lamades surumise pink. Me alguses vaatasime tangiga, et see pink vist käib, äkki see seljatugi käib nagu üles poole, aga ei käi, et ta on ikkagi ühes tükis, nii et rinna ülaosa me ei treeni, küll aga rinna tsentrum. Enne tank ütles mu käest, et ma siin proovisin, et kas on raske ka ja ma pean tunnistama, et tegelikult see sügavus siin on muljet avaldav. Ma lähen alla ja tagasi ülesse. Väga paljudes saalides öeldakse, et noh, ära seda plokki vastu lase, aga tegelikult, kui ma nüüd lähen nagu nii sügavale, siis ma garanteerin selle maksimaalse sügavuse rinnale. Ja mitte midagi halba öelda ei ole, ma lähen alla ja lähen ülesse ja ma tunnen isegi selle väikese raskusega, ma tunnen rinnal päris suurt venitust. Venituse jaoks võid lükata rinna ette, käed taha ja tegelikult väga hea surumise pink.
Nendele, kes ei ole võib-olla harjunud sellise tugeva pingiga ja plaadi peal nii-öelda surumist tegema, siis kui sa tuled siia saali, siis võta mingisugune, sul on dressikas peal, paned siia alla või võid isegi lasta teha endale sellise padja, millel on selline vineeri peal, et see on sinu isiklik padi ja no see tähendab seda, et muidugi sügavus läheb veel suuremaks, aga iga asi on millekski hea. Mina iseenesest võiksin ka teha veel natukene kõrgemal tasapinnal, veel sügavamale lasta, aga mu rind on lihtsalt harjunud sellise koormusega. Et kindel soovitus, väga hea lamades surumise pink. Seljapingil ei ole häda midagi, rinnalihase surumise pink on väga hea. Ja siit vaatame veel, on veel üks võimalus rinnalihase surumist teha. Üldiselt 2 suurt lihasgruppi ülakehalt, selge rind on siin olemas. Küünanukid kehast kaugele eemale, jalad on siis maast lahti, surud ja tagasi. Siin tegelikult ma tunnen koormust ka, lisaks rinnale tunnen siin koormust ka õlal. Ta on sellise huvitava nurga all ja tagasi. Sa võid jalad keeska hoida, kui tahad. See nüüd on siis rinnalihas, kuigi palju õlalihast, aga kui sa tahad triitsepsid, käe tagaosa kolmpealihast, siis siin on küünanukid keha lähedal ja surud niimoodi. See reaalne töö on seotud sinu kehakaaluga. Ehk siis ma ütlen ausalt, ma ei tea, kui sa siin alles kaaluksid mingi 130 kilo, siis 130-ga surumine on juba päris korralik väljakutse. Noh, siin on jällegi see osa, et võib-olla ma paneksin siis jalad maha ja ma saan tegelikult selle harjutuse tehtud. Nii et tasub iga harjutuse puhul olla tähelepanelik, et kui sul jalad lühemad, siis sa võtad lihtsalt teinekord tead kaasa mingisuguse ploki või siis kes seda saali, välijõusaali haldab siin, siis teha omapoolne selline ettepanek, et siin võiks olla mingisugune, kas mingi ref või mingi asi all, jalgade all, et ka lühemate jalgadega inimesel oleks võimalus normaalset trenni teha. Nii, venitused ja ega me siin vaatame, ma näitan ühe asja veel üle. Me pangiga siin katsetasime, vaatasime, et siin on mingisugune selline masin. Et uurisime, et jutad käed niimoodi ilusti ja näitab justkui, et ma peaksin niipidi kerima. Veel niimoodi. Ühele poole ja siis ilmselt teisele poole ka. Ja siin ta näitab mulle, et justkui biceps ja õll ja triitseps ja kõik käed, et saavad nagu koormust, aga ma ausalt ei kujuta ette, kui kaua ma pean seda nagu ketrama või siin me vaatasime, et siin ei ole ka mingisugust võimalust seda koormust reguleerida. Et sõbrad, selle harjutuse osas ma jään nagu teile vastuse võlgu. Et iseenesest see kõrgus on selline, et minu jaoks on see kõrgus nagu paras. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et see saal peaks nagu olema nagu ka noortele, koolinoortele, et kui mingi lühem laps tuleb, ta ei ulatagi siia ülesse ja samas nagu täiskasvanud inimesele see nagu, ma ei taju seda koormust, et loomulikult võib öelda, et 10 minutit järjest, siis hakkab käsi õlg väsima, aga ma ei tea, kas see on nagu selle liikumise mõte on siis selline, et sa 10 minutit siin järjest agu annad. Et siin ma jään teile vastuse võlgu. Ma ei tea, Tank, kui sa näed seal seda osa filmida, et ma tulen siia poole siis mikriga, et seal on olemas, näed ka, kõik rööbaspuud, on olemas redelid, on olemas lõuatõmbekangid, et tegelikult igasugused altaardes, lõuatõmbed, laialt tõmbed, kõik, mida ma olen siin ka varasemates videodes näidanud, et käe tagaosa, biceps, rind ja selg saab juba tegelikult selle konstruktsiooniga ilusti tehtud. Seal on veel eraldi batuut on. Batuudist ma ise hoian isiklikult kaugele. 2020 ma lastele näitasin, kuidas batuudi peal ilusti piruetiga hüpatakse. Esimene kord mul see hüpe ebaõnnestus, teine kord ebaõnnestus niimoodi, et ma murdsin oma jalaluu ära ja need tüsistused annavad siiamaani tunda, nii et alati peab vaatama ka natukene seda passi, et nüüd igasuguseid batuuditrikke kas tasub enam teha. Aga sõbrad, kui te satute Kambiasse,
me püüame sellel suvel käia hästi palju ringi, Tartu maalgi kasvu on hästi palju erinevaid koolimajasid, näiteks Tangiga rääkisin, küsin Kambiat tead, et no olen paar korda läbi sõitnud, noh sellest välijõusaalist tema ei teadnud mitte midagi, et ma usun, et teil saab olema hästi huvitav vaatamine, kindlasti hakake meid jälgima, kindel soovitus, et sa hakkad jälgima, sul on lihtsalt operatiivsemalt, sa näed meie tegemisi, meie toimetamisi, kindlasti me hakkame rääkima toitlustusest, toitumisest, igasugustest muudest tegevustest, oluline on liikumine. Naudi, see suvi ei ole meil mingi tohutult pikk, et kui me elaksime kuskil lõunamaal, siis me võib-olla ei oskaks seda suve niimoodi väärtustada, nagu me praegu seda teeme, et nautige ja liikuge ja ärge hakake kogu aeg otsima mingit vabandusi. Ei, näed, täna ma ei saa minna, homme ma ei saa minna. No kuna sa veel lähed, kui mitte suvel, et talvel külma lumetuisuga sa ei lähe ju mitte kuhugi. Ainult siis me räägime ainult mingitest sisesaalidest. Kui ka, näed, ma olen mingi suur masin, et põhimõtteliselt suvega nii, et just üks mingisugune trimmeriga vend läks minema, aga ma Tangile ütlesin ka, et ükskõik kuhu me läheme, igal pool on mingi vend, kas niidab, et see käib suve juurde, et kokkuvõtteks käige, liikuge, kahju, et siin saalis praegu peale meie siin ei ole mitte kedagi, mitte ühtegi inimest, et selline äge varustus on siia valmis pandud, et siiski näed, sealt üks tuleb. Aga ma ei ole kindel, et ta saali tuleb. Et tulge, proovige, sõitke ringi, katsetage ja kui te näete tee ääres mõnda välijõusaali, siis see on tegelikult avalikuks kasutamiseks, nii et ärge ennast tagasi hoidke. Mõnusat ägedat suve ja kohtume järgmises videos mõnes järgmises ägedas kohas. Olge tublid!